põhjus, miks vanemad valivad anda oma lapsele kangeid tablette enne, kui vanem vaatab iseenda sisse, kuidas ta saaks läbi iseenda last tervendada, sest kui vanemad teevad lapse katki, siis ainult vanemad saavad ka last ära tervendada. Me ekslikult arvame, et ühiskond on süüdi, et kool on süüdi, et sotsiaalmeedia on süüdi, et nutiajastu on süüdi. Aga nii palju, kui ma olen vaadanud laste sümptomite juure sisse, mitte pealispinnaliste kihtide sisse, ja need välised ka mõjutavad. Okei. Aga kui ma olen vaadanud juure sisse, juurpõhjuse sisse, kus see on saanud alguse, kus see lumepall on hakanud veerema, kus see on hakanud kasvama, kus see on hakanud eskaleeruma ja kes on need, kes seda võimendavad, siis alati on see alguse saanud vanematest, kodust. Ja põhjus, miks vanemad alati valivad tableti esimesena, jah, kui on lapsel mingid sümptomid, ütleme vaimsed teemad, siis okei. Aga sa pead juures vaatama iseendale otsa, sest kui sa ei tee seda, siis on pool tööd tegemata. Kodutöö jääb tegemata. Ja vanemad mõtlevad ja loodavad, et see on kiire väljapääs. Siis ma ei pea endale otsa vaatama, siis ma ei pea iseendaga hakkama tegelema. Aga teate, mis on kõige tervendavam ravim lapsele? Kõige tervendavam moodus last tervendada on läbi vanema. Ehk siis vanem tervendab last läbi enda. Kõige jääv tervendusviis, mis toob kasu nii sulle, lapsele, kui järel tulevatele põlvedele ja tervendab ära sinu taga olevad katkised põlved, kes on sulle nii-öelda andnud edasi selliseid vääruskumusi, väärlaste kasvatusvõtteid, mida sina oled siis enda külge nii-öelda svammina, käsnana imenud, kui sinu vanemad sind kasvatasid. Ja mida sa siis ise annad edasi oma lapsele? Kui ma olen vaadanud laste juurpõhjustesse, räägime vaimse tervise juurpõhjustes, jätame need sellised muud sümptomid praegu ära, just vaimsete teemade juurpõhjustesse, siis vanemad on ise täiesti katki. Nad ei näe muud kui ainult enda lapsepõlvevalu. Nad ei näe last lapsena, vaid laps aktiveerib nendes endas, nende enda lapsepõlvevalu, mida tema vanemad talle tekitasid. Ja laps siis tuleb nii-öelda tegelikult aitama sul nendest vabaneda. Kui ma vaatasin ATH teema juurpõhjusesse, siis kui ma vaatasin nende vanemate sisse, kellel on ATH laps, siis need vanemad on pealt näha, hästi korralikud, kõik on justkui hästi, aga ma vaatasin sinna energiasse, kui ma vaatasin sinna hingetasandisse, kui ma vaatasin sinna, mis tegelikult nende sees toimub, siin kesta sees, 4 seina vahel, nende enda sees, nende emotsioonide sees, siis nad on täiesti katkised inimesed. Neil on väga palju hirme, neil on väga palju ühiskonna uskumusi peale pandud, kuidas laps peab olema, milline ta peab välja näitama. Ja neil on see prestiisi küsimus on hästi-hästi suur. Ja vanema ja lapse vahel üldiselt puudub tegelikult kontakt. On kontakt näiline, kuidas sul läheb hästi, okei, kas sa saaksid seda ära teha, sest peab, kõik. See ei ole kontakt. See ei ole kontakt. Kui sul on kaaslane, kellega sa ainult niimoodi suhtled, siis kas sul tegelikult on temaga kontakt? Ei ole. Ja miks sa arvad siis, et sul on lapsega kontakt, kui sa ainult räägid temaga 5 lauset päevas, mida ta tegi valesti, mida ta peab tegema, mis ta võiks teha ja mida ta veel teinud ära ei ole? Või siis sekka ütled võib-olla järsku, ma ei tea, ma armastan sind. Ja siis arvad, et see silub ära kõik või? What? Ehk siis, kui ma olen vaadanud laste vaimsete teemade
sümptomite juurpõhjustesse. Algavad kõik kodust. Ja ainus, kes iseendale peeglisse peaksid otsa vaatama, on vanemad. Ja ma võin sulle siia veel ühe lihtsa näite jagada, kuidas näiteks muuta mingid lihtsalt, ma ei tea, ma toon niisuguse näite, mis mul endal täna oli. Mul laps lõhkus midagi ära, mis mina oleksin kunagi väiksena millegi taolisega nagu nimelt hakkama saanud. Oh my god! Mind oleks jäetud mingist asjast ilma, mingist hüvest ilma, karistatud, pluss veel lisaks sellele maha tehtud. Kas sa siis ei pannud tähele, kas oleks võinud ju hoolikam olla, niimoodi ei tehta, umbes enne võiks küsida ka, kui üldse seda kasutad ja mis iganes. Ja nüüd sa ei saa seda ja nüüd sa ei saa toda ja põhimõtteliselt tehtud mind ühe väikse vea eest maatasa. Emotsionaalselt. Ja mida mina siis tegin? Mina olen niimoodi kõik koodid ära reaalajas muutnud niimoodi, et ma tuvastan ära, see tuleb minu lapsepõlvest, seda ma omastasin, aga ma ei taha seda edasi anda. Ja niimoodi reaalajas muudan. Ja mis ma siis tegin? See läks katki või? Okei. Nojah, kõik, mitte midagi. Ja mis sellele siis järgneb, kui sa ei tee samamoodi, ei anna seda mustrit edasi, näiteks nagu sinu vanemad, ma ei tea, andsid, sind vähendades, sind maha tehes, sind sulle näidates, et kui halb sa oled, mida nad muidugi ei teinud teadlikult, nad tegid seda selles mõttes nii, lootes, et sa hakkad olema täpsem, et sa hakkad olema ettevaatlikum. Nad tegid seda kõik ainult selle jaoks. Nad ei neid seda halvaga, et sind maha teha, ei. Nendel oli teistsugune, nemad arvasid, et kui nad sind teevad maha, siis nad teevad ainult selle pärast, et sa oleksid hoolikam. Aga lapsed ei õpi sellest. Nemad võtavad selle endasse, et aga ma olen nüüd väärtusetu. Ehk siis see vanemate kasvatus, millega meid on kasvatatud, vähemalt mind on kasvatatud, on täielik bullshit. Ma ei tea, viska prügikasti nagu unusta ära. Ja mis sellele siis järgnes? Kui mina reageerisin täiesti teistmoodi, ehk siis ootamatult. See, kuidas ma reageerisin, oli ilmselt veel pehmem. Ma ei oska enam seda siin edastada, aga see oli nii pehme. See oli nagu null reageeringut, aga samas täielik kohalolu. Ja mis sellele järgnes? Järgnes sellele, et laps ruttus mõtlema välja strateegiaid, kuidas midagi ära parandada ja kuidas mulle seda heastada. Ja saad aru või? Täiesti ideaalne lahend. Ja nad õpivad sinu käitumisest, kuidas sa neisse suhtud. Mitte sellest, kuidas sa neid karistad. Unustage ära karistamine, unustage ära tegu ja tagajärg. Päriselt unustage ära. Lapsed ei vaja muud kui mõistmist, lapsed ei vaja muud kui armastust, lapsed ei vaja muud kui sellest, et sa päriselt oleksid kohal. Nendega ja nendes. Mitte nende jaoks, vaid nendega, nendes. Kõik.